Merle, me oleme proovinud vahelduva eduga suuri pingutusi tegemata kohtuda 2 aastat umbes, ma arvan. Vist küll, jah. Et huvitav, et mõnikord peab alati olema kutse, et saaks üldse vastata või küsimus on ju, et saaks vastata. Et huvitav, et mõnikord ikka selles küsimuses peab olema sees mingi natuke selline midagi rohkemat kui lihtsalt, et tule läbi on ju. Et kui ma ütlesin, et ma panen salvestama, siis sul oli kergem ennast kokku võtta. Vist küll, jaa, et see on, no see on ka muidugi paljulapseliste teema vist, et sa nagu kustutad tulekahjusid. Et kõik, kes kõige kõvemini kisab, siis sinnapoole sa nagu pöördud. Et aga see on, ma arvan, ka niisama praeguse sellise ajastu nagu atmosfäär. No mul on hea meel, et ma ütlesin, et mul tuli pähe, et paneme salvestama, sest et ma olen niisama tahtnud sulle otsa vaadata ja niisama jutustada, aga praegu kuidagi tundus oluline kohtuda sinuga nii, et salvestame. Nii et aitäh, et sa võtsid selle kutse vastu. Aitäh, et esitasid kutse. Kuule, Merle, kui sina praegu mõtled, et kes sa oled selline, kas sa oled kuidagi looja, ajakirjanik, ema, ettevõtja, naine, kes Merle praegu on, sest ma olen sind kohanud ju elus mitmetel hetkedel. Kes on Merle praegu siin augustis 2020? Mulle tundub, et hästi oluline ongi ära tabada see tervik või et sa võid kalduda mingisugusesse rolli selles tervikus erineval ajahetkel. Aga noh, kui ma olen natuke mõelnud, et miks mind nagu kisub nagu kuskile poole ja me just rääkisime sinuga ka siin mingitest sellistest toredatest muutustest, arengutest töises elus, siis mind tõesti kisub väga nagu uue poole, mitte uue isegi, vaid värske poole. See, mis nagu tuleb kas uuesti tagasi või siis kuidagi, mis annab mingisuguseid impulsse, et areneda, et edasi minna. Et mulle väga-väga meeldib olla osa kasvamisest ja mulle väga-väga meeldib ise kasvada seeläbi. Ja ma väga-väga naudin eriliste sama huvidega inimeste sellist seltskonda või nendega kokkupuutumist. No tänapäeval see isegi ei pruugi nagu füüsiliselt olla ühes ruumis, aga see, et sa ajad mingite inimestega mingit asja, et see on kuidagi hoiab liikumises. Jah, liikumises olemine, ükspuha oled sa siis tõesti pereema või ajakirja väljaandja või kujundad mingit ruumi või? Esimest korda ma arvan, et ma ikkagi kohtusin suga vana heal Kosmo ajal. Aga see oli selline kohtumine, kus me kindlasti niimoodi üksteisele otsa ei vaadanud, nagu me praegu vaatame. Et see oli kuidagi mingi teissugune siuke, ahah, jah, nii ja siis üks ja teine tegi mingit oma asja edasi. Kas selle aja, ma isegi täna ei tea, mis aasta see oli, aastaad on ju. Kas selle Merle ja praegu selle Merle, kes istub mul siin diivani peal mõnusasti, on kõige rohkem kasvamist üldse elus mahtunud? Noh, võib-olla tõesti oli see nagu selline kiirendi aeg või et ma tundsin, et ma olen mingisuguses kiirendis nagu ise ja ma nagu hästi suurte rollide muutumises kogu aeg ja tohutud sellised justkui isiklikud nagu võidud käisid käsikäes tohutute isiklike kaotustega, sellepärast et mida rohkem sa nagu midagi teed ja mida rohkem sa kuidagi satud nagu esil olema, seda rohkem sa kuidagi pead vastu võtma nagu erinevaid asju. Ja seda nagu kõik oli hästi palju ja võib-olla paljud asjad on siiamaani selle toonase hetke ja tänase vahele nagu mahtunud juhtumistest on nagu läbi võib-olla isegi analüüsimata lõpuni, aga tegelikult ma ise tunnen ikka endiselt nagu
suhteliselt sarnase nagu inimesena, kes lihtsalt avaneb erinevates suundades. Ja noh, sellesse kosmosse ma sattusin ka tegelikult päris juhuslikult, et selliseste veidrate juhuste jada ja tegelikult ma ei samastanud ennast kunagi Kosmoga siis ja ma arvan, et ma ei tohiks ka täna liialt palju samastuda nende asjadega, millega ma tegelen. Aga küll on jah, see võib-olla ma ise olen nagu öelnud, et mõned inimesed arenevad enne laste saamist ja on küpsed, siis ma arvan, et minus hakkas selline nagu läbitunnetatud küpsus ikkagi saabuma siis, kui ma sain emaks. Et minu puhul oli vaja seda väga tugevat impulssi, et kuidagi nagu ikkagi päriselt seista silmitsi eluga. Kas sina olid üks nendest naistest, kes mõtles, et või noh, peredest on ju, et kui on partner kõrval, siis neid asju enamasti otsustatakse koos, ei pruugi, aga tihtipeale, et kas sa teadsid, et sa saad mitu last järjest, kas see oli planeeritud? Mul oli nagu üks hästi tugev tunne, et jah, et lapsi võiks olla rohkem. Ma arvasin, et mul oli selline tunne tekkinud kõrvalt sõpru vaadates. Need olid uued sõbrad, kes siis, kui ma esimese lapse olin saanud, kes minu kõrvale või lähistele niimoodi tekkisid ja siis ma vaatasin, mul oli paar sellist või isegi rohkem, tõesti nagu 3 ja pluss lastega peret ja ma tegelikult tohutult nautisin seda atmosfääri, mida nende pere tekitas selles kaoses ja samas selles mingi korra poole liikumise püüdluses, et mulle tundus, et seal käib mingi tohutu võimas elu ja ma mõtlesin seda, et milleks seda võimalust nagu peljata või vältida või et kuigi ma saan aru, et ühiskondlikus mõttes sa nagu ikkagi liigud natuke nagu asotsiaalsuse poole, kui see, mida rohkem lapsi sul on, et sa pead hakkama ise tohutult leiutama, et sa ei saa enam nagu standarditele vastata või sul standardi põhised lahendused ei aita sind enam. Aga mulle tundus see, et ma ei taha nurgas istuda, et ma tahaks, et ma tahaks kohtuda nagu tõesti sellise hästi elusa eluga. Ja siis jah, ma mõtlesin seda, et ma ei tahaks kiirustada tööle tagasi. Minu töö oli tol ajal väga intensiivne. Või see amet, mida ma pidasin ja ma ei kujutanud seda ette, et ma tahtsin oma lastele ja perele pakkuda sellist mõnusat turvalist suhete mõttes turvalist krunti. See tundus mulle kõige olulisem selleks, et hiljem võib-olla nagu kergem oleks edasi minna. Ja siis ma ei tahtnud tööle tagasi minna ja mõtlesin, et pigem siis lapsed järjest. Te olete ka selline maa ja linna vahel seiklev pere. Kui ma mingi hetk, kui me helistasime, kas mõned kuud tagasi, ma täpselt ei mäleta, siis sa ütlesid ka, et olete ära nii palju, kui saab. Kuidas see linn ja maa sinus kokku saavad või mis lugu need räägivad? Ma ise vaatan kõrvalt ennast, et minu viimaste aastate unistus oli vähemalt 1/3 aastast Hiiumaal elada ja ma praegu näen, et ma teengi seda. Kuidas sina ära mahud sellesse skeemi või trajektoorile? Kuidas see toimib lastega koos, perega koos? Kas sa oled kohal, kui sa oled maal, kas tahad seal olla või siis sa kipud linna või kui sa oled linnas, kas sa oled linnas kohal või siis sa kipud maale? Mulle tundub jah, et see tasakaal on nagu selline mõnus märksõna, et maal sa saad ennast nagu, sa saad taastuda, siis ma lugesin, et on olemas selline väljend nagu metsas kümblemine või metsasuplus või, et sa käid nagu neid metsasuplusi tegemas, et tegelikult kui me kunagi tegime toona nagu justkui julge otsuse minna teise lapse sünni eel
maale elama ilma tähtajatult siis, et ilma, et me oleks teadnud, millal me tagasi tuleme, siis tegelikult ühte asja ma märkasin küll, et selline nagu pingeliste aegade stress, mis oli nagu tegelikult juba sellest pingelise tööajast nagu jäänud, et tegelikult laste sündides ta nagu läks aina vähemaks, aga ma ei saanud sellest ikkagi linnakeskkonnast lahti. Ja siis sinna eraldudes siis sinna metsarüppe, et siis see rahunemine nagu kuidagi tuli iseenesest ja tookord ma tegelikult sotsiaalmeedia nende trendidega ka ei läinud kaasa ja ei olnud nagu pidevalt online'is ja siis ma sain nagu tõesti sellise, võib öelda, et elumuutva kogemuse, et kui palju see looduslik keskkond tegelikult meie eest ära teeb, nagu lahendab asju. Ja siis see kogemus on mul kogu aeg meeles aga selle maaeluga jällegi on nagu teistviisi, et sa oled ikkagi, tore on küll ka külalisi vastu võtta ja nii edasi, aga just kui lapsed natuke kasvavad ja tahavad rohkem teistega suhelda ja nii edasi, et tegelikult sellest sotsiaalsest ringist jääb ikkagi ju väheks. Ja seesama koht näiteks, kus meil on see siis maakodu, et see oli ju kunagi küla, kus tõesti oli sadu inimesi, paarsada kindlasti, aga praegu on seal mõnikümmend või paarkümmend. Et vähemalt 10 korda on see tihedus seal vähenenud. Ja siis sellepärast ikkagi tundub selline nagu linnaküla elu nagu õigem lastega perede puhul. Kui sa just ei taha maal tõesti loomi pidada, nii ma arvan, et loomad pakuvad ka neid suhteid tegelikult väga edukalt lastele, et me oleme ise nüüd sel erilisel kevadel nagu seda näinud, et võtsime kanad muidugi nagu pooleteestased seda tegid, siis meil oli kaasas küülik, kes meil elab suure osa aastast õues ja siis me võtsime, natukene meeltesegaduses võtsime 2 kutsikat ja tegelikult see, kuidas lapsed pidevalt liiguvad ühtede pudulajuuste juures nagu teiste juurde, lihtsalt nagu päeva jooksul kedagi söötes või kedagi kallistades, kedagi taga ajades, kedagi otsides. Et see on nagu imeline, et me ei ole tegelikult väga palju selle poole aasta jooksul, mis me nüüd praegu siis kevadest alates seal oleme olnud. Et siis ei ole nagu olnud küll seda tunnet, et oleks väga nagu puudust teistest suhetest, et seda nagu tegevust jagub, aga siis kui lapsed ikkagi saavad selle maitse suhu, käime korraks, oleme nüüd suvel paar korda nendega koos linnas käinud, et nad ikkagi näevad sõpru ja saavad aru, et on veel see elu olemas, kus sul on veel inimsõbrad ka. Et siis nad hakkavad seda väga igatsema. Et ma arvan jah, et inimene on sotsiaalne olend ja sellepärast see ei ole võib-olla lõpuni nagu vaimselt toetab olla eraldatuses ja sellepärast tuleb igaüks peab siis vaatama, et mis võimalused tal on siis luua sellist mingisugust rütmi, mingit elu, kus oleksid nagu mõlemad pooled kaetud ja siis meil on siis selline oma rütm. Sa oled ajakirja Ema looja ja peatoimetaja, su mees on arhitekt, mis tähendab seda, et ma lihtsalt nagu kujutan ette, et teie vestlustes sellist tööd tehes või sellised inimesed olles, nagu te olete, te ilmselt ka mõtlete mingisuguste trendide peale, et kuhu see ühiskond liigub või mis on perede väärtused mõne aja pärast või millised lood nagu hüppavad üles, kust kinni võtta. Ja sa mainisid siin neid linnakülasid. Mis sa arvad või mis te arvate või kuhu me liigume praegu ühiskonnaga? Kõik on siin kuidagi nagu selle, see ütles nii ilusti eriline kevad. Mulle hullult meeldib see, sest ma ise olen proovinud ka seda, kuna see minu ellu on ka toonud hästi palju ilusat tegelikult, siis ma olen ka proovinud seda alati positiivses võtmes sõnastada. Ehk et ma arvan, et tõmmatakse peale eriline uus laine mingi hetk, mis paneb meid kõiki taas kuidagi jälle olukorda, et otsa vaadata sellele, kus me tahame elada sellel ajal või mida iganes. Mitte, et sa peaksid olema ennustaja rollis, aga mis sa tunned, kuhu me üldse liigume või mis see meie nagu selline 35+, kellel on lapsed ja teised ju tulevad järgi, on ka varsti kõik 35+, on ju. Et kuhu me liigume, mis see trend on? See on nii tore, et sa niimoodi küsid, sellepärast ma just siia tulles sinu juures ka korraldasin
sellise uue ema projekti asju nagu Ema ilusa elu giid 2021, mis annab vihjeid ja viiteid, et kuhu poole me võiksime vaadata. See puudutab siis rohkem selliseid nagu asist elu ja elamusi ja tooted, teenused, et kõige paremad ja hoolivamad, et neid on jägedalt nagu seeni pärast vihma kuidagi kerkib ja kuidagi tundus, et peaks midagi siin tegema, midagi esile tooma, ja et kuidagi kergendama lapsevanemate valikut, et seda peetakse ju ka tänapäeval laste kasvatamise juures ja lapsevanemaks olemise juures üheks kõige suuremaks raskuseks, et sul on valikute üleküldus. Et ükspuha, mis suunas sa vaatad siis mingi kasvatamismeetodite või siis tõesti, et milliseid mähkmeid siis valida või et võtta seda stressi vähemaks. Aga tegelikult seda tehes ma olen ka mõelnud, et kas mul on üldse nagu selline nagu pädevus siin niimoodi midagi sellist nagu käima lükata või. Ja siis ma tunnengi seda, et ega see asine maailm tuleb ikkagi sellisele filosoofiale kaasa, et selle ees peab olema filosoofia ja selle ees peab olema mingi püüdlus, et see ei saa olla kunagi kinni lihtsalt välises disainis. Ja ma sinu juurde tuleku eel ka mõtlesin, et sinu saate nimele armastusest ja sellest, et aga mida siis minul ometi on nagu siin rääkida midagi erilist. Aga siis mul kuidagi formuleerus peas, et tegelikult, et see, millele ma ise väga palju viimasel ajal olen mõelnud ja mida me ka ajakirjaga Ema tõesti, millest me nagu lähtume või mis on meie nagu selline joon, mida mööda me käime, on see, et kõige suurem väärtus, mis meil on suhted. Ja ükspuha, mille eest sa nagu maailmas võitled. Ja sõna võitleb võib-olla on isegi natuke selline halb sõnaga, mida sa edendad või mille nimel sa midagi teed, et kui see tegevus kahjustab suhteid, siis ma ei usu sellesse. Et ma näen väga palju sellist kirglikkust erinevates suundades, et kes mille eest sõna võtab, aga kui seal sees on selline nagu kui selles on nagu sõdalase nagu sellist nagu tunnet, siis ma nagu mõtlen, et see minu jaoks kaotab veenuse, sellepärast, et ma arvan, et meie tulevik on võimalik ja meie tulevaste põlvkondade tulevik on võimalik siis, kui me oleme koostöised, mida ma ise olen pidanud väga palju õppima. Ma arvan, et meie põlvkond on kasvanud täis individualistlikus sellises mentaliteedis ja meid on õpetatud saama võimalikult varakult iseseisvaks. Ja kui me vaatame, et ka tegelikult tänapäeval kasvatatakse või juba beebisid püütakse võimalikult kohe iseseisvaks trillida, siis see on ka nagu tulemus on siis ka vastav, et ei osata olla suunatud teise poole. Ja see on nagu minu viimaste aastate selline avastus ja selline isegi ebamugav, sellepärast, et ma olen väga-väga olnud ise suunatud nagu iseenda eest mõtlema, iseenda eest seisma, kuidagi siis ka mingitel õpiku järgi ka ise enda eest siis mingeid tingimusi läbi rääkima või ja selles edukas olema. Aga tegelikult et see uus viimase aja mõte, mis on minuni tulnud mingite filosoofiate kaudu, on see, et elamine käib teiste nimel. Mis läheb vastuolu täiesti sellise tänapäevase nagu iseenda nagu kõigepealt armasta iseennast nagu vaatega. Ma arvan, et sellega iga asjaga saab minna nagu äärmusesse loomulikult. Aga see, et selline suur mõte on ees, et sa sead teise vahel endast nagu olulisemale kohale.
et mis siis juhtuma hakkab, see on minu jaoks nagu eksperiment olnud. Et siis ma olen nagu selles protsessis nagu märganud tõesti, et kui palju see minult vaeva nõuab. Et ma nagu isegi juhtusin olema siin paar päeva tagasi sellises olukorras oma hea sõbraga, kus ma olin täiesti ma tundsin, et mul ei ole muud valikut kui solvuda. Ilmselgelt on minu suhtes oldud nagu külm ja ülekohtune ja kuidagi hoolimatu. Ja ma tohutult võitlesin selle tundega, et mida teha, kas lahkuda areenilt sirge seljaga ja mitte tagasi vaadata või mida ma pean tegema siis selles olukorras. Ja siis, et see nagu olukord kestis ja ma otsustasin, et ma teadlikult panen kõrvale oma sisemised sellised instinktiivsed tunded ja reaktsioonid ja ma teadlikult püüan mõista teda igal sammul nüüd. Et kuigi mulle tundub, et see on täielik jama, mida ta teeb, aga ma püüan mõista, et ma arvan, tal on raskem praegu kui minul. Ja ma täiesti jõuga ikkagi hoidsin ennast nagu sellises sõbra mõistmise meeleolus, kuigi ta tegi põhimõtteliselt tuuseldas mind vaimses mõttes niimoodi mõnusalt. Ja tegelikult ta nagu hiljem tunnistas, et vabandas ja tunnistas, et tal oli üks väga-väga raske teade tuli talle nagu enne meie kohtumist ja et ta vabandab, et ta poole arulisena käitus ja et ta lihtsalt ei osanud teisiti. Ja et ta väga tänas mind selle eest, et ma olin nii nagu olin. See oli minu jaoks selline klassikaline olukord tegelikult, et kui sa nagu andestad, oled selles andestavas meeleolus ja püüad ainult nagu tema poole vaadata ja mitte iseendasse vaadata, mis minus praegu siin keeb, siis see kõik lahtubki, ilma et sa peaksid seda veel protsessima tükk aega pärast seda. Ja ma tean, et ma teen ise ju kogu aeg vigu, et kui sa teiste vigu nagu püüad mõista, siis on lootust, et äkki sinu vigu ka mõistetakse. Nii ilus, ma olen praegu nii sünkroonis, ma ei tea, kõigega, mis sa viimaste minutite jooksul rääkisid, et endal viimase aasta, võib-olla veel viimase poole aasta eriliselt kõige suurem taipamine ja mulle nagu jälle mõnikord on kuidagi, et kui ma olen põlve ära löönud ja me kohtume ja sa ütled, et tead, ma lõin just põlve ära, siis on natuke siuke tunne, et jumal tänatud, et keegi veel põlve ära lõi, et mingi siuke, et ma ei taha, et sa ka haiget said, aga see koht, kus ma saan nagu toetuda su peale, et meil on mõleval need põlved löödud, et me nüüd mõistame justkui rohkem üksteist kentsakas koht inimeseks olemiseks, et me tõesti ei soovi kellelegi halba või valu, aga mõnikord aitab. Et sa ütlesid nii ilusti kuidagi see, või tunnistasid nii ilusti, et seda on raske teha, et raske otsa vaadata sellel, ma tõesti tunnistan, et mul on nagu raske kuidagi võtta seda vastu ja mina olen ka mingi aja, või mis ka elanud selles uhkuses, et ma olen iseseisev olnud. Ma olen väiksest saati hästi iseseisev olnud, ma olen ka nagu isata üles kasvanud ja mul ka see ema eeskuju on olnud siuke, et me peame ise hakkama saama ja et nagu iseseisvus on see, Ma olengi nagu nii tohutult iseseisev olnud ja pärast lahutust ma olen olnud nagu ühel hetkel, käpuli, pikali kõik, ja tõusnud mingisse kohta, kus ma olen leidnud jälle kõige muu hulgas ka selle tunde, et ma olen uhke, et ma nagu selle nii-öelda iseseisvusin ja nüüd viimase poole aasta jooksul ma olen tegelenud sellega, et sellest iseseisvumisest lahti lasta, sest see on nii rets kaitse. Nii et mu partner on mulle nii mõnusalt peegeldanud seda, küsinud ka, et mis see tegelikult on, mida sa selle iseseisvumisega kokku lapid või et mida sa ikka veel ei taha näidata või mida sa ikka veel ei taha vastu võtta või tunnistada.
nüüd praegu lihtsalt kuulda sinu poolt seda, ma nii hästi-hästi samastun ja ma tean veel paljusid inimesi oma lähiringkonnas, kellel ka see teema on nagu üles tulnud. Ja teine sõna, mida sa ütlesid, on andestamine. Et kui me Veikoga podcastile nime valisime, siis me teadsime, et see on armastusest, on ju. Mõtlesime ka erinevaid variante ja kuidagi tundus nii klišee panna lihtsalt armastus või armastusest või kuidas me siis nagu, ja see siiamaani käivitab hästi paljusid inimesi või tekitab ka natuke ebamugavust. Või kuidagi nagu, et kui sa nüüd selekteerid, siis tahaks lihtsalt selle nime pärast selle kõrvale jätta ja mulle meeldib see, et see on ka mingi koht, et sa ei saagi enne kuulata või kui sa ei vaata otsa sellele või iseendale. Ja täna, kui ma mõtlen selle peale, et nii paljud inimesed ütlevad, et armastus on kõige olulisem, siis mu jälle mingi viimase paari kuu nii suur taipamine on, et kõige olulisem on andestamine. Et andestamine on olulisem kui armastamine, sest et andestamises on juba armastamine sees. Et see lihtsalt kuidagi... See on nagu sammuke edasi, sellepärast, et armastada kedagi, kes sind hoiab, kiidab, toetab, on nii lihtne, aga armastada kedagi, kes on sulle haiget teinud ja võib-olla teeb jätkuvalt, et see on palju raskem. Et või peegeldab enda nurkasid, mis on ikka veel kuni teravad või mingid kohad, mida me pole julenud vaadata. Ma arvan jah, kui sa oled avatud kellegi suhtes nagu tundeliselt, siis igal juhul sa saad ju haiget. Igal juhul see inimene ei vasta su ootustele, kui mitte varem, siis hiljem. Et ma arvan, see haiget käimine on ikkagi nagu osa sellest protsessist. Inimsuhted on kõige olulisemad või suhted, sa ütlesid? Jaa, ma hiljaaegu kuidagi kogesin ka mingisuguses olukorras seda, kus seltskond inimesi võitles mingite väärtuste nimel, mida me kõik jagasime, aga siis tulid mängu nagu mingisugused lahkhelid või arusaamatused või erinevad kontseptsioonid. Ja siis läksid nagu suhted kuidagi nagu ärevaks ja siis see ühistegemine nagu jäi ära. Ja ma tundsin seda, et ühelt poolt ma olin seda nagu mõelnud, või teoorias, et suhted on kõige tähtsamad. Ja siis ma nagu sain aru konkreetselt selle kogemuse kaudu, kui palju see vastab tõele. Et see ei saagi nagu põhimõtteliselt. Ükski teine väärtus pole asja nagu tegemist väärt, kui seal on halvad suhted või kui ei väärtustata suhteid. Ja võib-olla see, kui me natuke nagu liigume vaikselt selle arusaamise poole, et me olemegi nagu üks, on ju, millest räägitakse tänapäeval ka päris palju, aga et me tegelikult olemegi üksteisega seotud. Et see, mis sa teed teistele, tuleb sulle tagasi. Ja tee teistele seda, mida sa tahad, et sinule tehakse. Et siis ja julgust sõltuda. Et seesama iseseisvus, see on ju sõltumatus põhimõtteliselt, mille poole meid on õpetatud nagu püüdlema. Ja senimaani ikkagi nähakse võib-olla sellise nagu imevitsa majanduslikus sõltumatuses või mis iganes, et loomulikult kõik võimalikud äärmused pole head, aga kui nagu lahti lasta sellest hirmust sõltumise eest ja aru saada, et tegelikult inimkond toimibki ainult üksteisest sõltudes, et see, et kui sa nagu oled kellegagi suhtes, sa juba sõltud temast. Sa sõltud tema meeleoludest, sa sõltud tema tegemistest, tema headest ja halbadest aegadest, et siis sa hakkad teises perspektiivis seda nägema. Meil on, kui võib väikese reklaamikilluna öelda seda, et ajakirja Ema suvenumbris on Kadri Sakala, suhteterapeut Kadri Sakala kirjutanud täpselt sellel teemal,
sõltuda või mitte. Et see on selline ülevaatlik teema, mis räägib just sellest, et kuhu me praegu teel oleme, mida me vajame nagu mõtlemises, milliseid muutusi ja et kuidas see eriline kevad on toonud välja seda, et tegelikult teistest sõltuv olles, nendega ühenduses, sidemetes olles, sa tegelikult oled ka turvalise nii-öelda, sa oled nagu kudunud endale sellise turvavõrgustiku. Ma praegu ei ole seda artiklit lugenud, mistõttu ma ei saa viidata sellele, aga mul tekkis praegu see kuidagi mõte, et nii tihti inimesed lähevad krampi või kuidagi kaitsepositsiooni sõnakasutuse peale, mis tegelikult on ju täpne, sest keel on see, millega me suhtleme verbaalselt. Aga ma arvan, et see sõltuvus on natuke siukse maiguline sõna, mis tekitab natuke mingit sellist nagu kuidagi nagu, et mida sa tahad maha raputada. Et võib-olla see, mida sõltuvus tegelikult võiks kanda, ongi see sõna ühendus või mingisugune nagu see ühisväli, mingi taipamine, ühendus, ma ei tea, kas või koos loomine on ju. Et see, et sinu tuju mõjutab minu tuju, on ka tegelikult koos loomine, et kuidas me siit edasi koos loome järgnevaid hetki. Ja ma praegu käis see klikk kuidagi ära sellepärast, et just hetk enne, kui sa tulid, siis üks inimene kuidagi postitas, ootasin sind põhimõtteliselt telefonis, on ju, saatsin selle sõnumi ka, et kas kõik on kombes, postitas selle, et kui oluline on enda eest hoolitsemine ja kui oluline on rutiin, et see, millega sa päeva alustad ja mida sa teed. Ja ma tihtipeale enamasti ei kommenteeri teiste postitusi või kuidagi ma võtan sealt endale protsessimiseks ja siis mõtisklen. Aga mulle tundus, et rutiin on täpselt see sõna, mis peletab inimesi ja siis ma pakkusin kommentaarina selle postituse all, et äkki see sõna on distsipliin, sest et rutiinil on jälle see sama maitse, et kuidagi nagu keegi ei taha justkui rutiini, aga tegelikult me justkui nagu vajame, aga kui me mängime selle nii ümber, et see on distsipliin, mida me vajame ja distsipliin on nagu kordus, mantra, palve ja jälle koos loomine. Et nii äge on kuidagi mõelda, et see sõltumine on näiteks loomine, koos loomine. Ja see on nii huvitav, näiteks mina tunnetan distsipliini ka tegelikult natuke hirmutavana. Et kes kuidas nagu neid sõnu tunnetab ja ma olen nõus, et see sõltumisest rääkimine võib justkui peletada, et saadakse nagu valesti aru, aga see on nii huvitav, kui me lahkame mingit sõna ja saame aru, et tegelikult me oleme harjunud seda negatiivses siis kontekstis või negatiivse tähendusega nagu kasutama, näiteks kaassõltuvus teisest inimesest. Kui siin nagu mõelda nendel teemadel, et mina olen jõudnud küll sinnani, et me olemegi kaassõltuvuses, me olemegi nagu selles mõttes haiged inimesed. Aga et kui tahta seda nagu siis patoloogilisena näha, on ju. Aga et tegelikult see kaassõltuvus, see on midagi, mida nagu igal juhul mitte keegi, mitte kellegile ei soovita, aga kui me näeme seda selles perspektiivis, et tegelikult me olemegi kaassõltuvuses kogu aeg ja tegelikult on see osa elust, et sinu oma pereliikmetest oled sa ju kaassõltuvuses, et kui sul on keegi näiteks kodus voodihaige, siis sa oled kaassõltlane. Et see lihtsalt on nii, et kui me natuke pöörame, et see nagu on selline kaassõltuvus, on nagu selle tähendusega, et teine inimene on nõrk või ta on nagu nõrgas seisundis ja see nõrgestab ka sind ja ta tõmbab sind sellesse nõrkusesse kaasa. Aga kui nagu mõista seda, et võib-olla see ei ole asi, mida elus alati lõpuni vältida või endast eemale visata sellist võimalust. Et teiste nii head kui halvad ajad on tegelikult ka meie head ja halvad ajad. Et siis võib-olla me elame nagu rohkem päris elu. Ja ikkagi seal kõrval vaadelda ka seda teist poolt, et kuidas koos tõsta, et kuidas tõsta. Jah,
vibratsiooniruumis või suhtes. Ja. Et selle potentsiaaliga olla kaassõltlane, et alati tõsta, alati. Üks terapeut ütles juba ilusasti, et meie ülesanne siin elus on puhastada õhku, et alati nagu puhastada ja tõsta. Nii ilus, et meie ülesanne on puhastada õhku ja õhk on see, mida me kogu aeg hingame ehk et hingetõmme ja hingetõmme on jälle palve või tseremoonia. Ja see kõik on armastus. Siinkohal lõpetame saate, sest et essents on edasi antud. Ilus. Ma teen mingeid neid salvestan kehamällu hetki. Mõtlesin, kuidas selle kaassõltuvuse kõige suurem ühiskondlik kokkulepe allkirjastatud on abielu. See sõna on ju. Me oleme seda ka lahanud mingis seltskonnas, et abielu. Et me elame koos, et üksteist abistada. Ja. See on nii huvitav, kuidas need ma ei tea, kust see abielu tuleb, aga tihti sellised arhailised mingisugused terminid on nii vastuolus tänapäeva väärtuste süsteemidega, siis huvitavaks läheb siis, kui sa avad ennast sellele võimalusele, et mida nähti ja kuidas milline kontseptsioon oli, et tegelikult see võib päris palju aidata selgust. See koht on meie mingis üdis olemas, kuskil see mõistmine ka sinna taha. Aga see nõrkus ei ole aktsepteeritav. Aga kui sa aktsepteerid enda nõrkust ja kui sa mõistad, et sa oled nõrk, tegelikult me kõik oleme sandid, nagu mul üks isiklik arvamusliider ütleb, et me kõik oleme sandid. Siis sa mõistad, et me olemegi siin üksteise aitamiseks, et me liigume edasi ainult niimoodi, toetades, tõstes. Mul üks vanatädi kunagi ütles, et ta on 4 korda abielus olnud ja siis temaga tuli jutuks see abielu sõna. Lahkasime sellest, siis ta ütles, et tema ei ole kunagi abiellunud, et tema 4 korda elu ellunud. Nii et... Ja, need sõnamängud on toredad, ma ei tea, kust see abielu tuleb eesti keeles. Aga seal võib-olla on siiski mingi sügav ikkagi mõte, ma arvan. Seesama see, mis sa räägid tõstmine, et tegelikult see toetamine ongi see toetad, on ju. Teist santi, kes liipab jalga. Et kui seda niipidi mõtestada, siis sa saad aru, mis on tegelikult armastuse mõte. Et kus pannakse armastus tegelikult proovile. Mis su elus viimaste aastate jooksul kõige rohkem on su mõttemaailma või südant avanud? Mulle tundub, et see oli üks eksperiment, millega ma kaasa läksin. Ja see eksperiment oli selline. Mis siis, kui ma panen kõrvale sellised kõige tähtsamad väärtused nagu võrdsus ja õiglus. Mis siis hakkab juhtuma? Ja minu jaoks läks elu siis väga huvitavaks. Räägi edasi. Siis ma arvan, et sel hetkel tegelikult ma hakkasin liikuma päris armastuse poole. Pärast seda, kui ma selle õigluse ja võrdsuse eest võitlemise kõrvale panin ootele. Ma tahtsingi täpsustava küsimuse küsida, et kas nad enne olid su elus olemas või sa võtsid nad oma ellu või sa lasid neist lahti? Ma arvan, et lihtsalt on ju igas inimeses olemas, et sa tahad näha õiglust ja ma olen vist natuke niimoodi loomult ka natuke sellise õiglusest võitleja tüüp ja siis ikka ka inimsuhetes mingil hetkel, kus sa tunned, et see ebaõiglus on nüüd küll kõik piirid ületanud, et siis sa hakkad mõtlema, et mis nüüd edasi saab, et mis sammu mina pean astuma või mida sa ootad teiselt
ja ma arvan, et kõige, minu enda isiklik teooria on see, et kui sul on siis, et see puudutab lähisuhet, et kui sul on üks laps, siis põhimõtteliselt on nagu igatepidi nagu kuidagi kombineeritav, et kes seda siis last parasjagu vaatab või kui sa ka nagu ise suurema osa aja lapsega oled, siis ikkagi kuskilt natuke abi tuleb, kas lapsehoidja või sugulane või mis iganes, et kuidagi saab see nagu nii-öelda, et tundub, et sa nagu taastad normaalsust, mis sul nagu enne oli. Selline väikest viisi illusioon. Siis kui sünnib 2 last, siis ka kuidagi on niimoodi, et partneriga sa saad kuidagi, ongi kaks inimest saavad korraga siis võtta 2 last sülle ja kukile ja niimoodi kumbki tegeleda siis ühe lapsega, kui vaja. Ja sinul on ka parasjagu 2 kätt, et kui teine partner on kinni, siis sul on nagu ühe käe otsas 1 laps, teise käe otsas teine laps. Ja kui sul on 3 last, siis läheb juba huvitavaks. Et kui sul nagu tegelikult käsi on ainult 2, aga sul on 3 last ja sa tegelikult konstantselt justkui vajad mingit abi, tuge, kui need lapsed kõik on väiksed. Ja siis see paneb hästi suhte proovile ja siis sa hakkad tugevalt tundma tundeid, mida sa oled tegelikult iga lapse sündides tundnud, aga siis see kõik võimendub, see tuleb sellise nagu kosena. Ja siis ma arvan küll jah, et kui mina sain 3. lapse, siis mul kohe ikkagi tekkis väga palju tugevaid tundeid ja ma tundsin, et kuidas emad on nii rõhutud ja ikkagi isoleeritud ja ikkagi paljudes aspektides üksi. Ja siis ma ei teadnud jah, et kuidas nüüd siit edasi üldse saab minna. Ja kuidagi ma nagu sisemiselt otsisin seda lahendust ja siis üks inimene ütles mulle niimoodi, et kuule, aga pane see oma õiglus ja võrdsus nüüd nagu heida need kõrvale praegu. Et vaata, mis siis juhtuma hakkab. Ja ma arvan, et siis see oli nagu midagi täiesti uut ja huvitavat avanes. Ma tuleb tähega nututunne kuidagi. Et lihtsalt see koht, kus ma tundsin, et me võiks täna kohtuda. Ja oli väga suur tõenäosus, et me ei kohtu. Aga et me kohtume, see on nii oluline. See ju selgus öösel, et me ikkagi kohtume. See siuke väike banaalne asine võrdlus selle sõdalase osas. Et mul aastaid olnud mingi selline kimono armastus ja viimased paar aastat ma olen tahtnud ühe konkreetse brändi, ühte konkreetset kimonot Austraaliast. Need päris kallid ja see ühel hetkel, kui nagu sellist rahaprobleemi ei olnud, mis seda takistaks, siis ma sain aru, et ma ei saa osta seda sellepärast, et selle brändi nimi on Love Warriors. Ja sain aru, et mida iganes nad on tahtnud väljendada, aga et isegi armastuse eest, et sa ei saa võidelda, et see võitlus, et see ei leevenda. Ma saan aru, et olete pannud sinna sõna armastus ette, justkui nagu vastandades ennast sõjale või vägivallale. Aga just seesama võitlus ei käi kokku armastusega. Ja seda saab öelda ka niimoodi nagu võitlevalt, saab seda lauset öelda või seda tundmist tunda. Aga kui sa tunned seda nagu täielikus rahus, et sul ei ole seda kimonud vaja, sellepärast, et sa saad aru, et isegi sellest brändi nimes see võitlus või nagu võitleja ei ole see, mida sa kanda tahad. See on hästi vabastav tunne. Ja ma tuleb praegu mingid täiesti jaburad, mingisugused teismelise ja mingid sellised flashbackid sinu mingitest lausetest. Et nii äge
need taipamised, mis ringlevad. Et ma kunagi teismelisena laulsin mingit Sall Salleri laulu kaasa, kui üks Peika oli mind maha jätnud ja seal olid sellised sõnad, et ma ei saa andestada kõike, et sa tegid haiget ja et sa meie eest ei võitle. Ja see laul tuli eile autos kuskilt nagu mingi raadiokanalilt. Ma hakkasin täiega naerma. Ma mõtlesin, et nii huvitav, et see võitlus, et selles võitluses on sees mingi selline vastupanu või eitus või vastuseis, vastandamine. Jaa. Nii et et võib-olla ongi nagu tore mõelda sellele, et nagu nii huvitav epohh seisab ees, et kus ilmselt rohkem ja rohkem inimesi maailmas mõistab, et kui väga on vaja otsida seda ühisosa ja keskenduda sellele, kui keskenduda sellele vastasseisu otsimisele. Mul on veel selle kõrval üks selline asi, millest ma olen proovinud ka lahti lasta, et ma ise ei oleks kuidagi hästi puine. Aga et kui on mingid petitsioonid, siis ma ei taha allkirjastada neid, mis on millegi vastu, vaid ma tahan allkirjastada neid, mis on millegi poolt. Ja siis jälle hüppe teismelise aega, kus ma olen võrkpalli mänginud nagu niimoodi riigi tasemel on ju. Et kui vastasvõistkond alati hüüdis nagu, et kui keegi läks nagu siis pallingule või servima on ju, siis hüüdis nagu võrku on ju, nagu et vastasvõistkonna läheks halvasti, siis mul on alati olnud see, et ma tahaks nagu hüüda, et meie võistkonna läheks hästi, et nagu punkti. Et nii ägedad taipamised tegelikult nagu läbi elu. Kuidas tee maitseb? Väga mõnus, väga mõnus. Teile on kindlasti meie vestlus ka maitset juurde andnud. Mulle tundub, et sa teed väga olulist saadet. Ma praegu sinuga vesteldes kuidagi tunnen, et see on nii oluline teema, mida käsitleda ja milleks on võib-olla paljud inimesed ka kuidagi jõudnud nagu avaneda nendele mõtetele ja taipamistele, mis võiksid nagu kuidagi elu helgemaks ja ehedamaks muuta ja meie elu edasi viia. Ja täna me ju mõtleme ikkagi selle peale, kuidas luua tingimusi selleks, et meie tulevane põlvkond suudaks ühiselt päästa planeeti Maa. Mul on praegu natuke sellised nagu natuke rõveduse ja natuke ägeduse külmatäpid sellest, mis ma järgmisena ütlen. Et me ei ole tegelikult öelnud seda võib-olla ühe väga lähedase sõbrannaga vesteldes, elu arutades ja koos kogetud lahti harutades, aga praegu ma tean ju, et me salvestame. Ja mul on tunne, et kuna see ongi nii aus ja maskita vestlus olnud, siis ma tahan selle täna siia öelda, et millal mul see taipamine käis kõige selle osas, mis sa oled täna jaganud ja ma siis vastu peegeldanud. Kui ma tegin Mindvallit Tallinnas, täiesti imeline projekt kohtuda ülemaailmsete nagu väga ägedate eriliste inimestega. Ja miks ma nendega edasi ei saanud tööd teha, kui need pakkusid mulle, oli see, et ma sain aru, et minu sees on mingi koht, mis nüüd enam ei tuksu kaasa. Ja millega ta kaasa ei tuksunud, on see, et see mina. Et see digitaalnomadid pealesõit, kohtusin ju nagu triljonäridega, kes kõik rääkisid nagu seda mina juttu ja kuidas nii-öelda mitte millegagi ei saa olla attached ja kuidas nagu, et jäta maha, loo uuesti kuidagi, mine, tee, on ju. Ja ma sain aru, et kuidagi mina selles kohas, kus ma naisena olen
või emana või armastajana, ükskõik kas siis emana, naisena, partnerina, et see mina koht enam niimoodi ei kõlksu või ei toida ära. Ja ma hakkasin ka kuidagi vaatlema ka mingeid vanu tekste, lugema erinevatest kultuuridest või usunditest ja ma tundsin, et ma sain selle projektiga kuidagi oma mina koha nii täis, et mul oli lihtsam sellest oma minast lahti lasta. Ja ma ei saanud öelda, et ma jätkan praegu teiega sõitu just sellel põhjusel, et see, mida nad kõva häälega hüüdsid, ei olnud enam see, mida mina tahaksin hüüda. Nii et need trendid huvitavalt jooksevad niimoodi paralleelselt, aga praegu samamoodi vaatan sulle otsa, tunnen, et päris olulised mingid väljaütlemised. Et ma arvan, et nii mõnelgi on vaja võib-olla kuulda, et isegi julgeda ise oma mõtteid edasi mõelda. Jaa, see on nii põnev, jah, mis sa räägid, et kuidas me nagu niimoodi millised võimalused või uksed avanevad siis, kui sa oled selleks valmis. Meil on selline saade, kus ei pea küsima, kas reklaamida või mitte. Et kui ma sind siia kutsun, siis kõik see, millest sa räägid, oledki sina sellel hetkel. Millest ema tahab rääkida? Kes emasse jõuavad? Kas tahaksid kuidagi hüüda välja midagi, kutsuda mingeid lugusid rääkima, kuidas tavalised erilised inimesed jõuavad ema kaante vahele, kui nad praegu kuulavad ja mõtlevad ja vaatavad, lehitsevad ja mõtlevad, et et seal on need inimesed või need, aga mul on ka mingi lugu, et võib-olla mingi osa temast tahaks ka seda jagada ja olla piltidel ja sõnas nähtav. Kas see on võimalik? Kuidas nad jõuavad? See on nagu nii huvitav, kuidas inimesed nagu samamoodi niimoodi protsessis on, nagu meiegi oleme olnud, et ühel hetkel sa tegelikult hoiad nagu mingit lugu, hoiad endas ja teisel hetkel sa tunned, et sa pead seda rääkima. Ja ajakirja ema tehes me ootame neid hetki, kus inimesed on valmis millestki rääkima, et me peamegi kõige suuremat tegelikult kasvamise võimalust siis, kui mitte ekspert ei loetle sulle punkte, mida teha oleks vaja, vaid siis, kui teine inimene räägib enda nagu päris lugu. Ja päris nagu sellist mingit siis arengulugu või mingisugune juhtum või kogemus või läbielamine, et mis on talle andnud juurde. Et ma arvan, et see seotuse tunne või see, et me tegelikult oleme kõik üksteisega seotud, et me nagu üksteise kogemustest kogu aeg nagu saame tohutult seda kütust, et edasi minna. Ja me oleme nagu senimaani ikka läbi nagu kuidagi enda tuttavate või nende tuttavate jõudnud selliste väga eriliste lugudeni, mis tõesti võivad luuni liigutada. Me valmistame ette praegu sügisnumbrit ja meie sügisnumbris on üks noor naine, kes on emaks oma õele, sest neil suri ema ära. Ja see on, ma vaatasin seda lugu, just lugesin paar päeva tagasi ja siis vastasin siis teisele toimetajale, et see on nagu väga, väga hea lugu ja ma nüüd lähen poetan paar pisarat. Et see ei tähenda seda, et oleks põhjust kaasa tunda, et see on lihtsalt nagu nii võimas, mis seal peres toimub, aga see annab nagu sellist jõudu juurde, et kuidas on võimalik alati lahendada, alati liikuda kuskile suunas, mitte kunagi ei tasu kaotada lootust ja
Need lood tulevad ka teinekord niimoodi müstiliselt kuidagi hoopis tõesti ise meie juurde ja kui keegi näiteks tunneb, et on valmis oma emadusega seotud või isadusega seotud kogemust jagama, et tal on seal tema jaoks nagu oluline sõnum, siis me väga-väga muidugi ootame, et inimesed kirjutaksid meile või minu isiklikule meiliaadressile ka kirjutada merle@ajakiriema.ee. Et me väga nagu näeme nagu oma rolli selles, et olla nagu kõlapinnaks või selliseks vahendajaks. Tunnemegi natuke ennast vahendajatena. Et portaal. Jah, portaaliks olla. Et püüame seda jah, lihtsalt siis oma sellises ema siis raamistikus niimoodi edasi anda. Et jaa, lood on, ma arvan, õpetavad nii lapsi kui ka suuri inimesi. On alati seda teinud, võib-olla kõige rohkem. Mulle nii meeldib, et me oleme täna nendest natuke sõnadest ka rääkinud. Mulle nii meeldib, et ajakiri Ema Eestis, selles väikses Eestis, on selle ema sõna toonud nii mingisugusesse uude tundesse, nagu mitte sellesse tundesse, kus me kõik maadleme mingisuguste emateemadega või mitte sellesse tundesse, et kas ma olen siis tõesti ainult ema, on ju? Või et need lastelaulud, kus ema on alati härdas kastmes, on ju? Vaid et selles emas on mingit, ma hüppan tagasi sinna, kus me alustasime ja see ei pea sellega samastuma, aga see on minu pilk. Et selles on seda Cosmo Merle glämmi sees, mis sa ütledki, et sa ei samastunud kunagi võib-olla selle sisu või millegagi, aga see, mida mina näen ja mida sa täna ikka kannad, on mingisugune julgus või see, tead Merle, see, kuidas sa seisad, see, kuidas sa oma kehas seisad, kuidagi nagu rind ees ja isegi siis, kui sul on päikeseprillid ees, siis ma tunnen, et nendes silmades on mingi nagu selgus, mis sest, et sa võid olla väsinud ja selles on alati mingit sellist stiili ja ma tunnen, et see, kuna sina oled sellisel viisil sellele sõnale puhunud mingisuguse jõu, et selles on kõike seda ja ma olen nii tänulik selle eest, ma näen, kuidas need inimesed, kes kas või neid emapusasid kannavad, et nendes on mingi uus taipamine või väärikus. Ma olen selle eest ka nii tänulik. See on nii ilusasti öeldud, aitäh sulle. Ma lihtsalt remargina mainin, et me põdesime väga seda nime alguses, kui me mõtlesime, et mul tekkis nagu sisemine selline äratõndmine, et jah, see on see nimi, ainult et kuidas me seda pakendame, kuidas me sellega nüüd välja tuleme. Tuli nagu tore mõte, aga kas inimesed on valmis ja kas see sõna pole liiga raske paljudele. Et on ju tihti see, et kui sa saad ise lapsed, siis sa hakkad läbi elama ka neid asju, mida sul on olnud raske võib-olla või on nüüd uues rollis raske oma vanematele andestada, sest et nad tegid nii ja selliseid valikuid, nad kasvatasid sind nii ja mitte teistmoodi. Siis me ju elame kõik uuesti läbi oma lapsepõlve ja siis veel selline nii-öelda emalikkus kui selline sõna selles kõige pehmemas ja võib-olla sellises kuidagi rasvases võtmes on ju, et sellise rasvase pliidi ees toimetanud põlle võtmes. Et see, mis nagu tähenduste väli, nagu selline plahvatusohtlik sellega nagu kaasa lubas tulla, see tundus nagu selline väljakutse. Ma mäletan, kui oma kõige lähemale partnerile ja inimesele, kellega me koos ajakirja Ema teeme, kes on Merit. Kui ma Meritile ütlesin, et tead, et mul on nüüd see nimi olemas ja see on Ema. Siis ta ütles, ei. Et talle tundus see lihtsalt, et
ta ei suutnud ennast kuidagi näha selles kontekstis, et teha ajakirja ema. Aga kui me nagu arutasime sel teemal ja koos avastasime seda potentsiaali ja see, et kuidas see oli müstika, et kuidas see sõna on jäänud niimoodi unarusse kasutamata. Yeah. Et see oli nagu mingisugune nagu veider, et me ise selleni kuidagi jõudsime, see julgus nagu tekkis. Ja siis, kui Angeelika Schneider tuli siis kujundajana kaasa ja tegi sellise kuidagi märgi, mis ühtäkki, milles õhkus sellist, nagu sa ütledki, uue taipamise, väärikuse energiat, et siis läks kõik paika vist tänu sellele, et me vormistasime selle või saime nagu tuge siis vormistusest ka, et see on tõesti väga äge protsess olnud. Tead, ma olen siin meie episoodide jooksul vahepeal seda poetanud kuskil, et kui ma olin vist 14 või 15, ma unistasin oma teemajast, et teadmata absoluutselt, et mis või kuidas või mis see tee siis on või mida iganes. Ja umbes kui ma olin selline, ma arvan, 20–25 vahemikus, siis mul järsku klikkis ära, et kui mul kunagi see teemaja on, et siis seal nimi võiks olla teemaja ja seal keskel on sõna ema, et see on trükitähtedes. Nii et nii äge, kuhu ema veel on peidetud. Ma olen nii tänulik päriselt, lihtsalt nii tänulik. Aitäh, et sa ütlesid jah ja ma alati austan igasuguseid vastuseid. Et kui see ei oleks täna olnud, siis oleks kõik ka täiesti imelises ajastuses. Aga et praegu on täpselt nii, ma olen sellest nii tänulik. Mina sulle ka. Aitäh. Ja siis erinevate koosloomisteni, kohtumisteni. Ja ma arvan, et on nii palju mitte ainult naisi, vaid inimesi, kes imetlevad su tööd. Nii et ma siit samast, kui Merle kutsus jagama lugusid, kellel on tunne, et on julgus ja soov seda teha, siis ma kutsun üles nagu ikka, et jagage imetlust ka, kui te midagi näete või tunnete või kogete. Ma väga imetlen sind. Aitäh sulle. Aitäh sulle, Liina.